Kallid Õhtulehe vaatajad, mina olen Brigitte Susanne-Hunt, ma olen tagasi meelelahutusmaastikul, ma ei tea, kas ma olin kunagi ära, ei olnud. Igal juhul vahepeal võtan ette mõned projektid, kui ma tunnen, et tahaks millestki rääkida, tahaks tasuta meiki saada, tahaks toredate inimestega aega veeta. Ja minu esimene saatekülaline saates Hundikutse on inimene, kes on selgelt minu suurim eeskuju, mulle kõige rohkem andnud ja inimene, kes on üle aastate nõus meedias rääkima. Nii et tere tulemast, Hundikutse, esimene episood, minu ema, Reet! Yes! Oh my God, see on nii ilus. Tere! Tervist! Enne kui sa saabusid, siis mulle öeldi, et su ema ei ole vist väga heas tujus. Mis näitab seda, et kui sinu tuju ei ole kõige parem, siis sa ikkagi sead enda heaolu teist omast kõrgemale. Ma mõtlesin, et kui sa ütled selle peale nii, et kui sinu tuju ei ole kõige parem, siis tuleb hea saade. Või kui sinu tuju pole hea tuju, siis elasta teiste peal välja. Meil on see Spider-Mani hetk reaalselt esimese minutiga. Igal juhul emps. Korra ma olen nüüd, ma ei teagi, kuidas ma peaks ütlema, kas ma olen meelelahutusmaastikult tagasi või nagu, mida ma nagu teen, vaata ma õpin nagu juurat, eks ju, aga samas nagu natuke meelelahutusmaastik kutsub. Kuidas sina seda asja näed, et kas ma kummale maastikul ma paremini sobin? Ma arvan, et seal, kus sa olla tahad. Sellepärast kõige olulisem ongi see, mida sa oma südames tegelikult tahad. Sa ära räägi seda kohustuslikku juttu, sa ole sina ise. Aga ma räägin seda juttu sulle kodus ka. Nii et see ei olegi nii väga võõras jutt tegelikult. Kõigepealt ma pean alustama, tead, mis mul täna juhtus või? Oli kõik kostüüm, oli vaata valitud välja, eks ju, see ülemine korrus, ma olen nüüd nagu Juura Elwoods, ma siin kombineerin meelelahutusmaastiku ja juurat. Ja mul oli ka väga ilus seelik, mis selle kostüümiga sobis, mis oli osa sellest kostüümist. Ja ühel hetkel vaatan siin Õhtulehes, vahetan riideid, et seelikut ei ole lihtsalt. Aga see-eest oled sa selle kenasti ju ära lahendanud. Ma panin retuusid. Ma olin valmis, ma olin kindel, et sa räägid seda lugu, mis oli minust 5. klassis. Mäletad? Ei mäleta. Bussisõit ja jalanõud. No, sa mõtlesin midagi retuusidest, et see on ju ka legendaarne. Sina retuusid ja tundub, et ma olen selle teema nagu üle võtnud. Aga see, et sa asjad maha unustad, jah. See ei ole mulle üllatus. Mida ma siis nii kangesti unustanud olen? Peale mingi ühiskondlike kommete ja reeglite ja moraalinormide. Iseennast olete ka unustanud aeg-ajalt ühte ja teise kohta. Mina? Aga need kingad muidugi on leged. Need või? Ei, mitte need, aga need, mida sa bussi unustasid ja tulid ilma kingadeta koju bussireisilt. Hea pidu oli. Ma ei tea, kui palju seda pidu seal 4. klassis oli, aga sealt hakkasid peale võib-olla need sellised omamoodi seiklused. Alles siis või? Ei, no tegelikult mitte. Neid bussiseikluseid oli ju varem ka. Ma pean vahel ütlema, mul on nii hea meel, et nagu ma pean tegema eraldi selle jaoks nagu Õhtulehes saate, et ma saaks nagu ema käest nii palju tähelepanu, et ta räägib minust ja kõike, sest kuhu me jõudsime 2 nädalat tagasi, kui meil oli sügav vestlus, oli see, et ma sain aru sellest, et ma olen selle pärast kuulus ja mul on selle pärast selline karjäär, et mul oli lihtsalt nii palju lapsi peres, et mul jäi tähelepanu puudu. Sellepärast ma olen Eesti rahva ees mingi, kõik need laused, andke mulle tähelepanu. See põhjus nagu peitub ja seisneb selles, et ma olen mitmelapselisest perekonnast. No ütleme niimoodi, et tegelikult esimesed 11 aastat olid sa ju 2-lapselises peres. Ikka ei väheks. Ikka, mulle tundub ka, et ei väheks, et siiamaani tegelikult on ju vähe. Ikka nii, kui sa tuled külla meile, kõik lapsed on meil koos oma kaaslastega või kuidas iganes, siis tegelikult kogu melu käib ju sinu ümber. No ma olen superstar of the family. Või minu ümber. Ma olen superstar, ja on küll jah, superstar of the whole Estonia. Oota, mis ma tahtsin veel öelda? See on esimene kord, kui me saame rääkida niimoodi kaamera ees.
Viimane kord olid sa kaamera ees Vallalise kaunitari saates. Jah. Kas sa tahad kommenteerida seda projekti? Ei, ma pigem seda projekti ei kommenteeri. Kuidas meil üldse, ma ei mäleta, kuidas selle projektiga oli, kas ma rääkisin läbi, et ma lähen? Kas ma küsisin luba või ma teatasin? Kas sa oled kunagi küsinud millegi jaoks luba? Ma arvan, et ei. Vist väga pole. Ma arvan, et sa oled ma konsulteerin ikka. Viimasel ajal rohkem. Sa annad teada, et sa lähed kuskile. Ja tegelikult on ju niimoodi, et me võime ju arvata, mida me seal arvata kõrval tahame, eks. Ega te annate ikka vokaalselt teada, mida te arvate selles mõttes nagu. Eks me oleme ka ajaga arenenud, et me nüüd sa räägid nii meie vormis, aga ongi, vaata, minu ema on see inimene, kes on oma abikaasaga saanud 1 ja see on väga tore dünaamika, loodan seda kunagi kogeda. Mis ma tahtsin öelda? Ühes teises salvestuses tuli jutuks see, et ma tahaks öelda, mida sa emana teinud väga hästi ja ma alustan sellest, et ma keskendusin vahepealsed mõned aastad sellele, mida umbes mingi sina oled teinud valesti, kõik on süüdi, ma olen nii kannataja. Mida sa tegid minu meelest hästi ja mida ma tahan, et kõik inimesed ka, kes vaatavad, võtaksid omaks selle, on see, et ma teadsin, et ma sain sinuga alati olla aus. Sa mulle lapsest peale tegid selgeks nagu mingid põhimõtted, mis on mind kujundanud selleks, kes ma täna olen. Üks on see, et ükskõik, mis sa teed, julge tunnistada ja siis vastuta ja leiame koos lahenduse. Kust see nagu mõte tuli, et see on nüüd sinu nagu baasväärtus? Ma arvan, et ma olen elus kogenud ka väga palju ebaõiglust. Ilusad naised kogevadki, ise rääkisin mul sama, meil oli super, ma ütlesin sama nõu, mida sa mulle öelnud. Et ma olen väga palju alates juba, ütleme, keskkooli ajast olen kogenud sellist, ütleme, kiusamist. Ja see on jätkunud nagu hilisemas elus ka. See su enda õppejõud, ma mäletan lapsest saati ütles seda, et ilusaid naisi mingi kiusatakse alati rohkem. Seda ütles mulle mu filmi režissöör. Aga seda ütles tegelikult hiljem ka mul teise kursuse üks õppejõud, kes ütles niimoodi, et andis poliitökonoomiat Tehnikaülikoolis. Ja siis ütles, et no nii nüüd, Reet, et nüüd sa võid siit edasi minna, sinu lõpp on kindel, et sa saad lõpetatud selle kooli sellepärast, et sa oled läbinud minu kursuse. Et siit juba igasugused luftivennad läbi ei saa. Ja tegelikult olidki esimesed 2 aastat ülikoolis väga rasked, sellepärast, et miskipärast olid tollel ajal ja on ka tänaseni säilinud see arvamine, et kui sa oled, ma ei taha nüüd öelda, et keskmisest ilusam, eks ju. Kuuled, me ei ole hambal, me oleme väga ilusad või ei tea. Et ühesõnaga, siis sa pead nagu tõestama, et sul on ajud ka. Sellepärast ma läksingi juurat, ma lähen veel juurat, ma lähen näitan, aga cum laude, ma näitan teile, ma ei ole see. Et nii oli ka ülikoolis, ja üldse terve elu. Ma arvan, et töökohtades igal pool oled pidanud poole rohkem pingutama selleks, et... Teine küsimus mul praegu tekib on see, et aga miks, nagu kellele sa mida tõestad ja mida sa nagu mille jaoks sa pingutad? Why can't you just be happy? See on meie, see on meie suguvõsa, see, et sa pead olema nagu õppima aadele, sul peab olema see ja ongi see, et sinu need standardid, mis sa mulle andsid, kui ma vahepeal nagu hakkasin nagu esimest korda lugema mingi psühholoogia asju, siis mul tekkis see, et issand, mu vanemad on survestanud mind terve aeg, terve elu olema ainult kõige paremad. Et oi, ma ei ole kunagi piisav, kui ma nüüd olen selles kohas, et fucking God, thanks, vaata, kuhu te nagu mind oma standarditega tõite. Ja mida ma ka nagu kirjutasin raamatus on see, et ma ei tundnud kunagi, et ma oleks nagu mingi vähem või nõme, kui ma nende standarditega ei haaku, aga see tuli kuidagi nagu nii iseenesest, et ma olen see naine, kes läheb ülikooli, kes saab edukaks, kellel on nagu kuidagi elu on lahti minu ees. Ja see ongi see, et ma hakkan alles nüüd hiljem, nagu ma hakkan 30 saame juba, eks ju. Kommentaarid juba ütlevad, ma olen nüüd juba vana või mis nad ütlevad? Parim enne möödas. Et ma vaatan tagasi, et nagu mingid põhimõtted, mida ma olen võtnud nii iseenesest mõistetavana, on nii ägedad, et ma tahan anda seda edasi. Et võib-olla ehitamegi selle intervjuu niimoodi üles, et mingi aeg meil oli see osa, kui me ei suhelnud. Mis sina arvad, miks me ei suhelnud?
võtan kohe vett, vaata mul tekib see, ma jooma praegu. Nii, miks me ei suhelnud? Ma arvan, et no ju see aeg oli vajalik, et enda jaoks nagu selgeks teha, sellepärast, et inimesed ju vanusega muutuvad. Ma vähemalt unistan, et muutuvad. Ma vähemalt loodan, et muutuvad. Ja jõuavad, mida rohkem elukogenumaks nad saavad, seda rohkem nad hindavad asju ümber. Kuule, sa mine poliitikasse selle vastusega. Kõigepealt, kui sa oled nagu noor, mul oli kusjuures eile just inglise keeles oli sama teema, et kui sa oled noor, siis sa tahad võidelda võib-olla selle vastu, millega sa ei ole nii-öelda oma kasvatuses nõus näiteks. Ja kõikide selliste asjades, kui sa saad vanemaks, siis sa hakkad neid asju vaatama natukene teise pilguga. Sellest ma räägingi, et kuidagi ma ise ei saa ka aru, et mis mul oli nagu vahepealse periood. Samas ma ei süüdist karusüda, ma tegin kõik õigesti. Aga mingi periood oli tõesti, ma tundsin nagu mingisugune vajalik selline eraldumise periood, kus ma nüüd saan nagu täiskasvanuks, olen nagu kuidagi, teenin välja mingisuguse austuse ja lugupidamise. Ja nüüd, kui ma olen selle protsessi läbi teinud, siis ma vaatan, et tegelikult kõik need asjad, mida sa ütlesid, sul oli jumala õigus nagu. Ma isegi ei oska välja tuua, millega sul ei olnud õigus. Sest mul ongi kõigega õigus. Õigus. Sõna õigus käib läbi. Issand, nii palju on rääkida. Mis sa sellest arvad, et ma juurat õpin? Siis lähme põnevate teema, siis võtame armuks ja teete ärge muretsege. Korraharidus, sest meid emaga ühendab kogu Eesti rahvas, sellepärast, et sul on kuradi kõrgharidus, sa oled rääkinud mul lapsest peale, peab olema kõrgharidus, kogu Eesti rahvas peab hommikust mul ei ole ainult üks kõrgharidus. Ma tean seda, kogu Eesti rahvas peab kuulama hommikust õhtuni, et mul on 2 kõrgharidust kohe. Sellepärast haridusminister oled kasvatanud. Okei, no, kas ta siis olla? Nii. Millest see haridus üldse nii suur teema on sinu jaoks? Ma arvan, et see oli see, mida ema minule, ütleme, ema piimaga koos sisse süstis ja ütles, et mul oli koolis läks väga kergesti kõik. Et miks mitte siis õppida rohkem nagu. Ja see on kõva ka nagu. Protsess on nagu meeldinud. Ja mis on äge sinu puhul, mulle meeldib see, et sa oled tark naine. Päriselt oled. Ja kui ma suhtlen inimestega, mis on hästi harv nähtus, on tark naine. Ja see on see, mida ma hindan kõige rohkem, sinu nagu see mingi läbinägemisoskus. Et ootame, pidime ehitama selle intervjuu niimoodi, et ma ei hakka jälle kiitma, aga ma ütlen tõesti nagu, et parimad geenid ever. Ma tegin siis nüüd karjääripöörde. Sellel hetkel me ei suhelnud, kui ma otsustasin, sain oma meellahutaja muna kätte. Ma sain aru, et ma olen Eesti rahvas, ma olen saavutanud kõik, ma olen kõige vend maailmas. Sellest kohast läks kõik lappama, aga ma tegin ühe otsuse ja see otsus oli minna õppima juurat. Me ei suhenud toona. Mida sa mõtlesid, kui sa seda uudist lugesid, sest ega me omavahel rääkinud, sa ilmselt nägid seda uudistest? See oli väga okei mõte, sellepärast, et... Väga okei, klassik! Inimene läheb teist korda kõrghariduse, väga okei! No eriala valik oli okei. Ma arvan, et see sobib sulle. Sest sa oled juba lapsena ju oled ju võidelnud ka mingisuguste asjade eest, mingisuguste asjade vastu. No kus siis mujal veel avalikult võidelda? Paragraafidega lajatada. See sobib ju. See lihtsalt sobib sulle. Kas sa kujutad praegu, et selles intervjuus sa näitasid kogu Eesti rahvale, et sa annad hinnangu sellele, et inimene läheb üldse sellena, kes ma olen ülikooli, saab sisse, sa ütled, see on väga okei. See näitab, kuidas sa annad oma heakskiitu alati nagu nad. Aga mitte kunagi täielikult. Millal ma selle täielikult saan? Magister. Ma jätan sulle selle praegu, jätan lahtiseks. Magister, see on obvious, see on loomulik asjade käik. Siin ei ole nagu... Siin ei... Mis sa arvad, kuhu mu tee viib, kas juurasse või meelelahutusse? Või mõlemad? Ma arvan, et võib-olla mõlemad. Või üldse võtan rikka mehe ja ei tee mitte midagi. Aga ma arvan, et sa peaksid isegi ikkagi püüdlema sinna poole, et sa ise õnnelikuks saad. Et sa saad lõpuks teha seda, mida sa tahad päriselt. Et sa saad olla see inimene, kes sa oled päriselt. Sa mõtled see Brigitte või? See ei müü ju. Kui ma olen päriselt siuke armas mingi nunnu, söön sülti kuskil nurgas, nobody cares. Kui sa ei söö sülti nurgas kuskil, seda ma võin garanteerida, aga sinuga koos käivad ikkagi suur joon. Bravuur. Ma kuulsin suur joomine. Ka nii võid võtta seda, sa jätkad lihtsalt seda sõna tüve siis. Peaaegu. Aga juuras?
ma ei tea, mida sa tahad, sellepärast, et sul need tahtmised ka muutuvad ja eks Kuule, iga päev peagi sama juttu rääkima, see just mamma täpselt, juttu. et noh, sul on geenide pagas niisugune, siis sa ei saagi ju. Jõuame skandaalideni ka, nüüd tõmbame klikid üles. Kõige suuremad skandaalid mina saan tänaseks väita, kui podcasti pealkiri on Hundi kutse, teine variant panna podcasti pealkirjaks oli Glow Up. Minu Glow Up algas eelmisel aastal veebruaris, kui ma sain aru, et ma pean oma vanematega suhtlema, mitte ma pean, aga ma tahan, sest ma igatsen neid ja ma teen endast kõik olenevat nendega suhelda. Ja siinkohal ka meelde tuletus, et nagu fix your shit with your parents, siis kogu see skandaalide aeg jäi sellesse aega, kui ma ei suhelnud. Põhjus seisneb selles, et mul ei olnud oma perekonna tuge, kes ütleks, sa ütlesid alati kõikide mu sõbrannade kohta, kuni Adrianani, see tüdruk ei meeldi, see kasutab sind ära. Kuidas sa võtaksid selle skandaalide perioodi kokku ja lahutame sellega osadeks? Sõbrannade osa esiteks. Ütleme siis nii. Mul oli üks mõte, ma tahtsin öelda juba tegelikult üsna intervjuu alguses, aga siis ei olnud seda võimalust ja nüüd mul praegu ta jooksis, missugune jooksid minu oman? Mõlemad. Vesi ja kohv, võta muidugi rüüpa. Okay. Et ma aitan mõelda, ma aitan juba küsimust sõnastada, et see saaks juba ette mõelda, sest meil on vaata see, et meil käib mõte niimoodi. Ma küsin kindlasti sõbrannade kohta ja ma küsin kindlasti ka nagu meeste kohta. Esimene pool on sõbrannad. Mina ja sõbrannad ja see, et see kultiveerus ja kulmineerus. Kultiveerus on vana sõna. Kulmineerus nii inetusse kohta. Miks see kulmineerus nii inetusse kohta? No ju sul oli vaja sellistest sõpradest kuidagi kinni hoida, kes tegelikult ei olnud võib-olla need, kellest sa oleks pidanud kinni hoidma ja eks sellest ja sa ära pehmenda. Seda ei saa ju sulle ka mitte kunagi ette kirjutada, et sellega suhtle või sellega ära suhtle, sellepärast, et sul on 100 miljon põhjendust, miks sa peaksid suhtlema ja no tead, ma ei viitsi enam sellega vaielda ausalt öeldes. Kui sa tahad mulle tõestada midagi, siis võib-olla sul mõnikord isegi on õigus, eks ju? Mõnikord. Miks need sõbrannad mulle niimoodi tegid? Ja ma ei ole siin ma ei ole victim, nad said vastu ka päriselt. Aga miks nad mulle nii tegid? Miks oli vaja minu saladusi avalikult rääkida? Miks oli vaja nagu mingi üritada mind hävitada? Ma ei tea, miks oli vaja sind nii-öelda tühistada, aga ma imestan, ma natuke pööran teise lause, selle nagu mõtteringi. Ma imestan siiamaani, kuidas nii paljud inimesed tahtsid sind tühistada. Et see oli ju tegelikult massiline. Oli. Ja ma imestan, et siin oli täiesti välja tulin raisk. Tuntud inimesi, üks kirjanik oli, kes ja ma mõtlesin, et huvitav küll, et kas tõesti pole olemas ühtegi inimest, kes vaataks sellele asjale selle pilguga, et kui inimene on maas, teda lüüakse üks kord jalaga näkku, teist korda, kolmandat korda, neljandat korda ja mitte keegi ei astu vahele. Just. Et minu jaoks näitab see natukene ühiskonna kuhu me oleme oma ühiskonnana jõudnud, et ma lugesin lehest, kas see oli eelmisel nädalal oli ka kirjas, et tegelikult kuidagi kõik nagu vihkavad ja seda vihkamist on nii palju ja nüüd oli võimalus sinu peal seda välja elada, sest et sina ei ole selline hea tüdruk ja nendel kõikidel oli see võimalus siis sind nii-öelda maha tappa. Just näha, vaata, see printsess, kes on nii kuidagi armas, cute, nunnu, teeb kõik asjad õigesti, ma käin ülikoolis, mul on kõik need ja need asjad, ta jõuab sinna tippu, vaata, valaline kaunitar tantsud tähtedega. Ja siis ta teeb nagu ühe halva otsuse, hiljem teeb mõned halvad otsused, et me näeme, et ta on maas ja me naudime seda, me peksame ta täielikult läbi. Sodiks. Aga fucking ma tulin välja sellest, mul külmavälinad praegu päriselt. Ma teadsin, ja ma tegin sama asja keskkoolis, kus meil olnud mitte ühtegi sõbrannat, mitte ühtegi meest ja ma tundsin, et ma olen tugevam, kui teie olete ja ma ise ka ei tea, kust kuradi, sa tead, mida ma veel ütleks, otsast mul see jõud tuleb. Aga see on nagu, see on see, kus Eesti ühiskond on ja mis Eesti inimesed on, aga ma ikkagi armastan Eesti inimesi.
aga tõesti, ma olen nõus, et järjest tuli kuradi hagi, sõbrannad, mehed ja ega ma ise ka, kui ma olen juba nii lappes kohas, sellest kuidagi põgeneda, ma olin ka noor, reaalselt ma olin mingi 27, 20-ndates, kus ma olen olnud just kogu Eesti ees, kogu selle tähelepanu säraga, see ei ole lihtne ja tavaline kogemus, millega ühe inimese aju peab nagu harjuma. Ja siis näha, et ühel päeval sul on absoluutselt kõik ja teisel päeval sul ei ole mitte midagi. Aga ma tahan siia veel öelda juurde. See on oma mõttega muidugi. Minu mõte on selles, ma imestan ja järjekordselt imestan veel seda, et kuidas ühiskond, kes on nagu nii erinev, et tahab väita kogu aeg, et sina tegid kõik valesti, aga kõik need, kellega koos sa tegid, need muidugi. Teised pooled, kõik on nii õiged. Kõik ja, on, just, ja ma olen ma olen seda kurdi tuhka pähe raputanud Eesti rahva ees. Jah, ma olin ükskord purjus ja loll. Mul on 10 aastat karjääri Delfis, Postimehes, Delfis, Kanal 2, Powerhit Radios, TV3-s, kõik need projektid, mida ma olen teinud, et 100, 10 koostööd ma olen teinud hästi ja õigesti. Ma tegin ühe vea suurest südamevalust ja sellest suurest ühest teisest asjast veel, kui ma Eesti Vabariigi ees vabandasin. Ma tegin selle ühe asja ja siis sügisel peo käigus juhtus midagi veel, mida paljud Eesti inimesed teevad veel. Ja nüüd ma olen cancelled for life. Nüüd on sul kurdi teed on kinni. Et see on nagu minu jaoks ka, see ajab mind reaalselt. Ma ei saa öelda, et see ajab mind närvi. Obviously see ajab mind närvi. Aga see on nagu, ma tegin 2 asja valesti. 10 aasta jooksul. Aga ei tea, mis inimesed ära unustavad. Aga meie ühiskond on järelikult selline. Ma tulin jälle Eesti rahva ette, mul on terapeudi. Aga meie ühiskond on selline. Järelikult meie ühiskonna jaoks on see okei. Kui naised vastutavad kõikide asjade eest ja mehel ikka juhtub ups, lihtsalt no, nad on sellised. Nad lihtsalt on kui sellised. Naine petab, siis naine sülitab ju koduukses sisse. Ja see on niimoodi, et mees petab, siis on naine süüdi. Naine petab, on naine süüdi. Mees joob, on naine süüdi. Naine joob, on naine süüdi. Ja kui mees nii-öelda petab, siis on see nagu aknast välja sülitamine. Ja. Aga kui naine petab, siis on see nagu tuppa sisse sülitamine. Et see lihtsalt, ma ei tea, kahjuks. See kehtib veel tänapäeval ka, kuigi see on väga ammune ütlemine. Õnneks mina mõtlen, võtame selle skandaalide perioodi niimoodi kokku, et kui ma olen vaadanud ka mingid Ameerika staare, siis ongi see, et see nagu mingisugune, see koht käib ära vaata ja see ongi nagu kasvukoht, et isegi tagasi vaadates see pidi juhtuma, see pidi nagu, ma pidin saama selle kogemuse, et see rahva armastus ja kogu see nagu fake fa, et see on reaalselt nagu, see võib niimoodi ära kaduda, sest inimesed on nagu, nad ei vaata su nagu päris väärtuseid ja kõik see on nagu pealiskaudne, et ehita palun seda, mis on päris. Ja päris on see, mis on aegne dopamiin, sellest ma viitsi pikalt rääkides, juba stories käis läbi. Et päris dopamiin on seal, kus on perekond ja kogu see nagu see fundamentaalne, mida sa tahad Eestis luua. Ma vajasin seda kogemust. Kõik, keda maha raputasin, aitäh teile jätkuvalt. You're out of my life, tore, sain lahti. Nüüd on uued sõbrannad asemel. Sulle mu uued sõbrannad meeldivad. Muidugi. Ma räägin. Kõik on, ma räägin, ma ei lähe nendega tülli, oli põhimõtte pärast ei lähe. Jõuame nüüd meesteni ka. Oh my god. Millised mehed sulle minu elus meeldinud on? Igaüks omamoodi. Sa räägi nüüd nii nagu on. Igaüks omamoodi. Sellepärast, et see on mõttetu vastus. Ei ole mõttetu vastus. Igas ühes nendes on olnud mingisugune lahe külg. No välja arvatud ühe. See, kes ütlesid, et on äbarik või? Ei. See. Vihja nüüd mulle kuidagi. Vihjan sulle või? See, mis ma sulle alles rääkisin või? Ei. See, kes ütles, et minu kõrval oli äbarik. Ei. Mis tema see hästi oli siis? No midagi ikka oli. Tantsisite vähemalt. Mul on üle pika aja, kus mu ema räägib minuga minust. Samas, miks ma valetan, see on kogu aeg?
kui sa meile tuled, siis ainult sina räägid ja õde on jumala nördinud, on võib-olla vale öelda, aga ta tahaks ka nagu mõnikord tulla nagu olla osaline selles. Tulgu siis, kes keelab? No, ma rääkisin just eelmisel laupäeval, rääkisin sõbrale, et on see, et tal oli kodus oli kommikauss on ju ja nüüd kuulavad kõik, kes on suurest perekonnast, teavad, millest ma räägin. Oli nii, et tal oli kommikauss, tema on nagu suht üksik laps on ju ja ma võtsin oma 2 kommi, panin kõrvale siia. Ja siis ta oli mingi, et miks sa niimoodi teed nagu? Ja siis ma ütlesingi talle, et ma olen suurest perest. See tähendab, ma pean kindlustama, et ma saan oma kommid kiiresti nagu kõrvale panna, sest muidu sa jääd ilma. Laiem mõte on see, et kui sa näed elus, kui sa tahad midagi, mine tööta selle nime. Ma olen saanud seda lapsest saati. Samas ei ole kuidagi... No. Päris ikka niisuguse, päris sellise dünaamikaga see ei ole olnud. See ütsi mul alati sky is the limit. Ja see on nagu absoluutselt teine asi kui see, et mine ja tööta. Ma ütlesin sulle seda, et sa oled tõesti alati pingutanud, kui sa oled midagi tahtnud. Isi ütles, ma olen nii ilus naine, ma pean üldse töötama. Tema ütles sulle tõepoolest nii, et võtad omale rikka mehe ja siis oled seal kõrval ja nii kui ta oli selle ära öelnud, siis mina ütlesin kohe kõrvalt, et ka ilusal naisel peavad olema endal kõik asjad olemas, sest Kinnisvara. Siis on ainult teie kooslus on harmooniline, täiuslik, ütleme nii. Seda ma tõesti mäletan, alati ütlesid küll jah, et kinnisvara peab olema nagu. Ja see on nagu ka loogiline. Et see ei ole päris niimoodi, et sa ehitad enda elu üles kellegi teise varale või kellegi teise armuonnile, ei. Aga see mees võiks ikkagi varakas olla. Ei no mees võiks olla, jah. Ikka. Vähemalt meeski olla. Selles mõttes, et sul nagu selles mõttes ei ole midagi valesti ka. Ja, oota, saad aru, nii põnev on, aga me peame kiire, me peame arvestama ajaga. Ühesõnaga, võtame viimased skandaalid lahti. Vaatame, nüüd testime, palun minu ema meediateadlikkust. Mis juhtus Brigitte Susanne Hundil Emeraldis? No, kui ma seda nüüd päriselt ütleks nii, nagu ma mõtlen, siis ma teeks päris mitmele inimesele ikka väga liiga. Mis juhtus aastavahetusel? Kas Brigitte Susanne Hundi ja vandeadvokaat Severinas Jakubauskuse vahel on midagi? No ma arvan, et eks see selgub mingi aja jooksul. Sa annad nii meediale kätte, mis on viga on. Reaalselt ma olen näost punane nagu. Ma olen harjunud, et nagu mina nagu flirdin siin. Sa oled nagu, sa tahaks nagu, ma ei tea, mingi... Aga mõtle, kas on veel mingisuguseid teemasid? Tahad sa minuga veel millestki rääkida? Ei, sa tead, tüdruks räägib kõik välja. Oota, ühesõnaga, meil on mõned vaataja küsimused ka veel. Ei, no nii on. Ühesõnaga, mõned jälgijate küsimused ka veel. Küsimused mu emale. Millal sa neid tasid küsida siis veel? I work fast. Jesus. Ma ei ole jõudnud vaadatagi neid veel. Sa ei vaatagi mu story. Adriana vanaema laigi mu storysid rohkem kui sina. Sa barely vaatad. Ma olen busy. Ma olen nii busy inimene, et ma ei jõua lihtsalt. Sa tahad... Nii? Adriana vanaema. Kas ma olin planeeritud loomulikult või ei olnud või? Olin küll. Mul on kõik lapsed planeeritud. Jah. Jah. Nii. Mis on kõige olulisem elutarkus, mida soovid anda edasi mulle ja kõikidele naistele? Ma arvan ikkagi iseseisvus. Jõuda sinna hetkeni, et sa oleksid iseseisev ja et sa saaksid lubada endale seda, mille suunas sa oled liikumas. Et sa kõigepealt mõtleksid üldse välja selle, mida sa tahad. Ja nagu ma olen öelnud, et sky is the limit või isegi ei ole üldse limite. Et kõik on saavutatav. Ja sa ei saa kunagi planeerida madalat lendu, sest siis kõrget lendu ei tule. Ma olen alati öelnud, et planeerida tuleb alati kõrgem lend. Ja see laul, mis ütleb, et tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt, no kuule, come on. See ei ole see laul, mille najal mina oma lapsi kasvatan. Pigem see, mis oli kaotajate kõrge lend. Just. Seda sa andsid mulle küll lapsest saati, mis mind eristab, on see nagu veits pean ingliskeelse väljendit kasutama, on see, et see delusional eneseusk. Et nagu ma kunagi nagu minu jaoks nagu mingi endas kahtlemine ei ole nagu mingi variant, sest sellist tegevust ei eksisteeri. Minu jaoks on ainult see, et kui ma midagi tahan, siis on nagu reaalne plaan, kuidas ma sinna jõuan. Millal sa sinna jõuad? Millal ma sinna jõuan ja nagu esiteks ka see, et ma nii jõuan ja ma saangi nagu kõigest sellest nagu tagantjärele aru,
et mis on teiste inimeste kompleksid ja millistes peredes nagu nemad on kasvanud, siis mul oligi tõesti see nagu mingi delusional, see toetus ja usk ja see, et nagu kõik on nagu chill ja hästi nagu lihtne, veits pohhu ja ka samas nagu mingi tee tööd, näe vaeva ja kõik nagu tuleb. Ja see ongi nagu, kui ma tahaks asja viia nagu emotsionaalseks ja sinna kohta, kus nagu tulevad pisarad, siis ma ütleks küll seda, et nagu tahaks nii väga ühe päeva olla veel nagu laps ja ühe päeva tuletada meelde seda, et nagu jube ilus oli nagu. Jube? Ei nagu sa ära hakka üle analüüsima. et see on miski, mida ma tahan kindlasti kunagi oma lastele anda. Et ongi see kuidagi see elu kergus, et tegelikult nagu ongi see, et nagu meil olid ka raskeid aegu meie perel, aga kuidagi nendest raskustest nad eksisteerisid ja nendega tegeleti, aga me ei takerdanud nendesse mitte kunagi, et me olime lihtsalt happy people ja see on see, mida mulle mehed alati ütlevad, et nagu see on lihtsalt kogu aeg siuke happy person. Aga sest meie peres oli huumor hästi olulisel kohal. Ongi! Ja see on siiamaani. Ongi, mida sa pabistad, naera ja kuradi, okei, raha ei ole, no kuradi tee midagi, leiame selle raha, kuradi naerame, kõik on hästi, kõik saab korda. Ja, see pabistamine, see mingi sõja, mingi hirm nagu. No eks seda ikkagi tuleb ette, seda peab ka endast välja laskma. Aga sellegi poolest, vaata see on, et fake it till you make it. Tegelikult. Mis on parim podcast kohustega nagu ma mõtlen, kas midagi oli veel või? Lõpetusega võtame selle teema kokku, et kui me vahepeal ei suhelnud, kus me sellest välja tulime, siis ma ütleks, et kogu minu see glow-upi plaan, sest see väga suuresti baseerus minul, nagu kogu meie suhtlus on ju baseerub minul, perekonna superstar, aga ei, tegelikult oli see, et ma sain aru, et ma pean võtma vastutuse, ma ei mänginud enam ohvrit, ma läksin ise teraapiasse, ma sain aru, et selle lühikese elu jooksul, mis meil kõikidel on, mul on nüüd valik, kas ma olen vihane ja olen nagu ajan oma kurdi kangus taga, et ma ei suhtle, või ma nagu suhtlen inimestega, kes mulle meeldivad, keda ma igatsen, et ma lasen nagu mingi kaitse maha, ma ei võta enam isiklikult, ma armastan neid sellisena, nagu nad on, väärtustan neid ägedaid osi ja sellest hetkest, kui me oleme ära leppinud, ei ole meil olnud mitte ühtegi tüli ja ma olen kindel, et ei tule ka, see on võimalik lihtsalt. Nüüd see on juba tegelikult juba üle ikka aasta juba korralikult. Et ei ole. Sama suurust on alati ju. Ja ma tahan oma mõtte ka siia juurde öelda. Ma tahan siia öelda seda mõtte ka juurde, et tegelikult on niimoodi, et selle aja jooksul, millal me ei suhelnud, ma arvan, et arenesid sina läbi oma raskuste. Seda sütsid juba. Ei, aga ma tahan öelda, et aga arenesid ka mina, sellepärast, et ka emana, kui me alustame kõik lapsevanematena, siis me alustame tühja koha pealt, me alustame nullist. Ja iga laps, eriti sina muidugi, oled mind lapsevanemana kasvatanud, et mingid asjad, mis on olnud mulle siiamaani või nagu ütleme selle meie mitte läbikäimiseni, olid võib-olla lapsevanemana mitte nii vastuvõetavad, olen ma ümber hinnanud, nii et ma arvan, et sinu nooremad õed-vennad on kõik tänulikud selle eest, kogu selle õpetuse eest, mis sa oled mulle andnud, kui lapsevanemat õpetanud tegelikult. Ega sul pole ka lihtne koorem, ma olen ju hull peastu tegelikult. et ütleme niimoodi, et eks mis ei tapa teeb tugevamaks. Ja mul on ka hea meel, et see vahepaus oli ja päriselt, oh my god, ma saan lõpetada selle podcasti oma lemmiklausega. Me tulime tugevamatena välja. Cheers, aitäh teile vaatamast.